siis ma nagu kogu aeg mind huvitas see valdkond, et noh, nagu ütleme selline psühhiaatria ja psühholoogia ja siis mul avanes võimalus minna tööle psühhiaatria osakonda. Ma oleks sinna ka varem läinud tööle, aga kuna see oli tollel ajal maal Pilgusel, siis nagu mul ei olnud võimalus laste kõrvalt nii kaugel käia. Psühhiaatria osakonnas oli see, et kindlasti kinnitusid minu mingid arusaamised. Ma sain aru seda, et seal osakonnas on tunduvalt tervemad inimesed kui kogu ühiskond väljapool. Ja kindlasti ma sain kinnitust sellele, et mul on olemas empaatiavõime ja üldse nagu ütleme teiste inimestega arvestamine ja selline on ikkagi väga, väga oluline. Ja ma sain aru ka seda, et ka nendel inimestel on õigus nagu elada täisväärtuslikku elu. Et noh, mul oli see arusaamine ka ennem olemas, aga noh, ühiskond ei olnud ju neid vastu võtnud sellisena, nagu nad on ja tegelikult oleme ausad, ka täna on need probleemid olemas, et need ei ole nagu kuskile kadunud. Ja muidugi kogu see seltskond seal või noh, seltskond on võib-olla valesti öelda, et kogu need kolleegid, kes seal olid, et need olid ikkagi ka kõik inimesed, kes sobisid sellele tööle. Ja kindlasti oli ta üks väga suur selline etapp minu elus. Ja ma arvan, et ma õppisin sellist eluväärtust ja arusaamist selle sotsiaalse projekti puhul kõige rohkem. Mis oli järgmine sotsiaalne projekt? Minna õppima. Siis ma astusin Kuressaare ametikooli kunstilise kujundamise erialale. Niimoodi, et aasta oli 1998, 2-aastane õppekava oli, 2000 lõpetasime ja siis ma jäin istuma. Ja ma olen nüüd 14 aastat siin koolis istunud. Siis, no ja ilmselgelt olin ma juba lapsena selline natukene võib-olla teistmoodi mõtleja, pigem, et noh, loovmõtlemisega ma olen tõesti, kui ennast nüüd analüüsima hakanud, tegelenud kogu aeg, et ma olen asju teistmoodi näinud. Ja meil tekkis nagu koolis just see moment, kui meil läks töölt ära keraamikaõpetaja. Ja siis pakuti mulle seda kohta ja kuidagi elu nagu pani ise need asjad paika, et ma jäingi kooli ja siis ma hakkasin edasi õppima. Niimoodi, et ma rakenduspsühholoogiat, kutsepedagoogikat ja siis pärast veel see oli 2009 lõpetasin siis kunstiõpetuse Tallinna Ülikoolis, noh kõik need õppimised on olnud Tallinna Ülikoolis ja nüüd ma siis olengi siin.